Saaremaa rannik 8. sajandil. Vähemalt 10 laevast koosnev viikingisalk Rootsist saabub Salmele. Õige pea lähevad aga asjad veriseks. Siin samas rannikul puhkeb üks eelviikingi ajastus suurimaid lahinguid. Ilmselt ei saa me kunagi teada, mis siin päriselt juhtus, kuid kindel on see, et mitu laevatäit mehi saadeti siin Valhallasse. Lahing ja selle sukkunud mehed kadusid 1300 aastaks unustusse. 2008. aastal alanud väljakaevamistel ärkas see lugu aga taas ellu. Avatud suudega sõdalased said hüüdnime Salme meeskoor. Nende samade meeste laul võiks ümber kirjutada viikingite ajaloo ning teha Eestist tõelise viikingiriigi. Ometi on see laul kõlanud aga kurtidele kõrvadele. Aastate jooksul ei ole Eesti riik suutnud piisavalt panustada selle objekti uurimisse. Hoolimata sellest oleme praegu ja peamiselt just välisteadlaste abiga lähedal läbimurdele, mis võib Salme meeskoori laulu teha maailmakuulsaks. We have no idea of how the Vikings were kind of organizing themselves, and this is what Salme can tell us something about. It holds the potential to completely change our mind and our understanding and our conception of the Viking age and who were the Vikings. Salme küla Saaremaal märgiti viikingikaardile, kui sealt avastati 2 laeva. Esimene 11 ja teine 17 meetrine. 2 laevas puhkas kokku 41 meest koos hinnaliste mõõkade ja mängunuppudega. Väljakaevamisi juhtinud arheoloog Jüri Peets ei suutnud uskuda, millele nad olid komistanud. Esimesel aastal me tuvastasime paarkümmend luust, pärast hiljem lisandus veel 10. Ja muidugi rikkalik, ülirikkalik eseline materjal. Ja võt siis tuli küll tunne peale, mida midagi suurt leidnud. Salme raputas ajaloolasi, kui 2010. aastal leiti teise laeva läbilõikest kunagise kiilu jälg. See on märk, et Salme teine laev võis kanda purje. Laevamatus dateeritakse aga umbes aastasse 750. See on ligi 100 jagu vanem kui seni teada olnud viikingite purjelaev. See on erakordselt tundlik teema, sellepärast, et senini ei ole merearheoloogidel ega mereajaloolastel kindlat seisukohta, mis ajast Läänemerel võeti puri kasutusele. Kõik senini leitud Põhja-Euroopas, Norras leitud viikingilaevad, mis olid vaieldamatult purjelaevad, kõik on nooremad. Materiaalsete tõenditega ei suudetud aga purje olemasolu tõestada. Nii kutsuti appi merearheoloog Vello Mäss. Tema ülesandeks oli maast välja tulnud neetide asukohtade järgi sajandite vanuse laeva kuju taastada ning anda hinnang, kas laev oli võimeline purjede all sõitma. Sel olid kõik omadused, et ta võis kanda purje, et ta võis sõita purje all. Kui Salme teine laev purjakaks tunnistatakse, tuleks ümber kirjutada viikingite ajalugu. Kui usume, et viikingid purjetasid Ameerikasse juba enne Columbust, siis purjetavate viikingite lugu algaks just Saaremaalt. Siit kerkib aga järgmine küsimus. Kui tegu on viikingite esimese purjekaga, siis kes olid need mehed, kes laevaga seilasid? Mis on nende lugu? Jüri Peets on sellele küsimusele vastamiseks pakkunud välja uue hüpoteesi, mida varem pole avalikult esitatud. Väga palju kõrges staatus või kõrges seisund, ütleme, viikingi ohvitser on langenud selles
võrreldes nende lihtsõduritega või lihtkaaskondlastega. Välisti ilustatud pidemega mõõk ei ole kõige tõhusam vahend siis päris tõsises tapluses. See on pigem siiski selline esindusrelv või staatussümbol ja selline asi. Ja see nagu, see viitaks nagu, et võiks olla mingi saatkonnaga või mingisuguse sellise spetsiaalmissiooniga seltskonnaga. Peets pakub, et tegu pole lihtsalt sõduritega, vaid Salmele võib olla maetud lausa üks viikingi kuningatest. Tuleval kuningas Harald 1066. aastal enne, kes läks siis Normandia juurde, läks ka ju sellise missioonile, vahepeal tegi jahipeatuse, kaasas tal ka koerad ja linnud, nii et midagi analoogilist. Jüri Peetsi poolt esitatud teooria on julge ning väga põnev ning mõne aja pärast me aitame sellel ka ellu ärgata. Enne seda peaks aga küsima, miks me räägime siiamaani ainult teooriatest ning miks me teame Salme juhtumi kohta niivõrd vähe? Siin läheb aega kõigepealt absoluutne rahastuse puudumine. Täielikult hoolimata nendest korduvatest taotlustest. Lihtsalt Eesti pool ei leidnud vajalik olevat, aga siin pigem ilmselt mitte sellest, et ei saada aru, et leid on nii tähtis, vaid siin oli vist teaduspoliitikas oli taga. Salme sündmuse uurimisele pani tugeva põntsu otsus kaotada Ajaloo Instituut, mis Salme uurimisega tegeles ja kus teadlased ka palka said. Ma arvan, et see Salme satub lihtsalt temast mitte sõltuvate asjaolude ette. Seis on nii hull, et 8 aasta tagused leiud pole siiani isegi konserveeritud ega muuseumisse jõudnud, vaid lebavad pappkastides. Konserveerimise töö peaks järgmisel aastal siiski lõpule jõudma ja seda tänu Tallinna Ülikooli abile. Üldiselt tuleb aga tõdeda, et Salme meeskoori laul on välismaal hinnatum kui kodus. Septembris külastas Eestit Taani professor Eske Villerslev, et panna alus koostööle, mis asetab Salme mehed viikingite uurimise keskpunkti. Villerslev on maailma kuulsaks saanud molekulaarantropoloogias. Tema reastas esimesena eelajaloolise inimese genoomi ja kirjutas geneetiliste uuringutega ümber Ameerika asustamise loo. Viikingite genoomi uurimine on tema järgmine projekt ja tunnustatud teadlase eksperthinnang Salme rollil ajaloos on lausa jahmatav. I would say I think Salme is probably, in my view, the most important Viking site that exists, that has been discovered so far. Because it is this snapshot into, you can say, what a Viking group looked like. And to my knowledge, we don't have that any other place in the world. In Denmark, it would have been a national icon. I tell you, it would have been, whoa. So I sincerely hope that your government is doing something just slightly similar here. Kui Eesti aga midagi ette ei kavatse võtta, peab seda tegema Villerslev ise. Taanlane loodab Salme abiga teada saada, kes viikingid tegelikult olid ja kuidas nad organiseerisid oma kurikuulseid röövretki. Really define what a Viking is. And at the moment, different people have different ideas, and Vikings are used in all kinds of contexts, right? I mean, even from extreme right-wing saying, it's being some kind of heroic, thing, to people going the complete opposite direction. And the thing is, we don't know. And this is what Salme can tell us. The Salme can tell us the truth about the Vikings. Who were the Vikings and how did these guys behave? See töö võib purustada nii mõnedki müüdid, millel on teadusega sama vähe pistmist kui ettekujutusel sarvkiivreid kandvatest viikingitest. Aga miks on just Salme selle töö jaoks keskse tähtsusega? It's really rare that we can get, a whole group that we know are in fact a raiding party. I mean, we know that they were together at that time. So it's kind of, you can say, it's like a snapshot of what was, a Viking group like that went abroad. And in terms of family relationship, in terms of, in terms of whether they are from different parts of Scandinavia, from the same part. I mean, all those questions we have no answers to
at the moment, and Salme is the place that can provide these answers. Kui Villerslev uurib Salme viikingeid, siis siin Kuressaares hakatakse uurima Salme laeva ennast. Siin samas mudelkatse basseinis tehakse teaduslikke katseid meie sama Salme laeva mudeliga. Nendest me peaksime saama teada rohkem selle kohta, kuidas viikingi laevad ikkagi meres käitusid ning millised olid nende sõiduomadused. Здесь мы рассчитываем получить какие-то дополнительные штрихи к картине о качестве судна викингов, его скоростных характеристиках, его возможности противостоять волне, его мореходным качествам. Вот в этой области, уверен, что-то получим интересное. Nagu Salme puhul ikka, peame ka nende testide puhul tõdema kahte asja. Esiteks pole Eesti riik seda sendigagi rahastanud. Mudeli valmistas sponsorlusena Saaremaa oma firma Composite Plus ja katseid viib läbi väikelaeva ehituse kompetentsikeskus. Ning teiseks, taaskord annab Salme maailmas ainulaadseid andmeid viikingite kohta. Прежде чем заняться этой работой, мы, конечно, изучили открытые источники, и, признаться, я не нашел следов проведения регулярных тестов. То есть отдельные попытки сделать какие-то замеры и в Норвегии, и датчане, и немцы делали это, англичане. Но вот так, чтобы провести полноценную серию ходовых испытаний модели, такого нет. Никто не проводил, и в этом, конечно, опыт уникальный. Nii võime peagi maailmale teada anda, kui võimekad olid viikingite laevad, kust oli pärit Salme meeskoor ning millised olid viikingite sotsiaalsed suhted ja ühiskonnakorraldus. Proovime aga pakkuda ühe võimaliku vastusega küsimusele, kes olid siis Salmele maetud mehed. Kogu Salme laeva mõistatuse lahendamine on kui ühe keerulise lauamängu mängimine, kus määratu tähtsusega võib olla iga detail. Nii ka Jüri Peetsi uue hüpoteesi puhul. See lauamäng kannab nime Hnefatafl ning ta oli viikingi ajal ülimalt populaarne. Neid samu vaalaluust nikerdatud nupukesi leidis ohtralt ka Salme laeva matusest. Enamasti olid nad justkui juhuslikult ringi paisatud, kuid võib-olla annab nende nuppude asetus siiski meile vihjeid selle kohta, kes olid Salme meeskoori liikmed. Selles mängus on ainult üks kuninganupp ning Jüri Peets arvab, et me peaksime vaatama hoolikalt seda, kus asub see nupp Salme laevas. See mängunupp on vaid osa Peetsi teooriast, mis põhineb matuse seostamisel lahingurivistusega. Salme laevamatus on kahtlemata rituaalne. Mehed olid hauda asetatud 4 reas. Ülemises lebavad 6 meest kaetud kilpidega, teises 9 ja 3. 10 sõdalast. Erinevalt 3 ülemisest reast olid aga viimase rea mehed maetud laevaga risti. Viikingeid ei maetud aga kunagi lõplikult, vaid nad pidid oma hauast ka üles tõusma. Tõstame siis Salme mehed jalule. Õige ette tõusevad esimesed 6 sõdalast kilpidega. Nende järel 2 rivi mehi ja viimased jäävad nägudega külgedele, moodustades lahingrivistusele külgkaitse. Teise rea keskel, ümbritsetud mõlemalt poolt ülesse tõstetud mõõkadega kaaslastega, lamab 173 sentimeetri pikkune noormees. Tema suus see sama nupp, mis viikingite mängus tähistas kuningat. Lahingrivistusse tõstetuna asetub ta ilusasti formatsiooni keskele. See paneb aluse tööhüpoteesile, et Salmesse on tõesti maetud viikingi kuningas. See on aga habras teooria. Lahendused on lähedal, aga alati on midagi puudu. Salme meeste laulu ei saa me veel kuulda,
kuid põhjust ootamiseks on küll ja küll. Kui nüüd võtaksid merearheoloogid seisukoha vastu, et suurem neist laevadest oli purjelaev, see annaks Eestile erilise tähenduse, et Läänemere kõige vanem purjelaev on leitud siit Eestist, Saaremaalt. See oleks oluline. It's really the only place that very clearly gives us this snapshot. And then with the genetics, together with isotopes, we can really uncover a lot about Viking life and Viking contact. So it goes even beyond Salme. It says something about Vikings in general. And I think whatever it will show, I mean, it will be very important and interesting. Seepärast, et on eeldada, et see materjal, Salme materjal on väga tulevikus väga suur ja väga tugev uurimiskoormus saab olema tal. Lihtsalt ta on niivõrd haruldane leid.